Tervist, kas te olete uus klient või alles kaalute CarCopsi teenust kasutama hakata? Siin näitame ära kõik võimalused, kuidas GPS jälgimisplatvormi kasutada. Esiteks, valige nupp Logi sisse. Sisestage oma kasutajanimi ja parool, kellel veel kasutajanime parool ei ole, võivad sisse logida ka demo kasutajaga. Siin avaneb vaade. Üleval menüüribal on siis jälgimine, rajad, aruanded, geopiirkonnad, juhid, ülesanded, teated, kasutajad ja üksused. Vaatamegi siis ükshaaval läbi kõik menüüd, mida nad täpsemalt tähendavad ja kuidas nendest teie ettevõttele kasu on. Kõigepealt võtame menüü jälgimine. Siit saate kaubiku informatsiooni lahti teha, vajutades kaubiku ikoonil ja näeme, et andmed on tulnud 24 sekundit tagasi. Sõidab 6 kilomeetrit tunnis, on läbisõit, mootori töötunnid ja mitu satelliiti siis parasjagu masinat jälgib. Andurite alt leiate siis erinevad väärtused nagu läbisõit, kütus, keskmine kütusekulu, mootori pöörded. Järgmine sektsioon on hoolduse olukord, kus on siis näha, et kindlustus on 1 päeva aegunud. Ja juhtide all näitab, et praegu sõidab masinaga Siim Saks. Tehes siis topeltklõpsu kaubiku nime peal, avaneb väike eraldi aken. Siit aknast saab siis näha täpselt seda sama vaadet, mida näeb kaubikujuht oma auto aknast. Saab siia allapoole panna. Ja sisuliselt saab kaubikuga kaasas sõita ja näha seda sama vaadet, mida näeb kaubikujuht auto aknast. Nii kui andmed uuenevad andmed ka siin. Järgmiseks vaatame siis erinevad ikoonid. Siin on siis autojuhi informatsioon. Kui te vajutate seda nuppu, siis hoitakse seda üksust kaardi tsentris, jälgi üksust kaardil, et põhimõtteliselt see välistab selle olukorra, kus masin saaks sõita kaardilt välja. Et hoitakse kogu aeg tsentris. Kui te aruandeid vaatate, siis ma ei soovitaks seda kasutada. Mootor töötab, 18 satelliiti jälgib masinat, üksus on võrgus, akupinge on korras. Siit saate vaadata siis tänaseid radasid, kus kaubik on täna sõitnud. Näitab ära ka parkimised, nummerdab need ära kaardil, et oleks hea ülevaade, millises järjekorras on näiteks kliente teenindatud. Mutrivõtme märgilt saate siis ära muuta üksuse nime. Saate sisestada ka õige läbisõidu. Ikoonide kausta alt saate valida endale sobiliku ikooni. Andurite ja laiendatud alt ei soovita midagi muuta. Samuti üksuse grupid, käsud. See on kõik CarCops autovalve poolt juba eelseadistatud. Küll aga mida te võite teha on hoolduste intervallid. Näiteks meil on siin kindlustus. Üle 1 päeva aegunud. Sisestame siia, et näiteks tänase päeva seisuga sai siis uus kindlustus ostetud 9 aastaks. Ja kohe on näha, et kindlustus on vähem kui 365 päeva on jäänud. Salvestame ära ja siin kindlustuse all ka kohe andmed värskenesid. Järgmiseks võtame menüü rajad. Radade alt saate näiteks vaadata siis tänaseid sõite. Sama asi oli tegelikult siin menüü nupu all kuvarada. Vaatame eilseid sõite.
eile siis sõideti 69 kilomeetrit. Aruannetelt saate võtta endale meelepärase aruande. Näiteks ütleme, et meid huvitab kütusekontroll eelmise kuu kohta ja vaatame kütuse lisamisi. On ilusti näha, et täidetud on 35 liitrit ja 25 liitrit. Näha iga päeva kohta keskmine kulu ja täpselt kulu siis 100 kilomeetri kohta oli 11,5 liitrit. Kütusetase liitrid siis näitab ära graafiliselt, kuidas kütusetase on langenud. Kui on kollane taust, see tähendab mootor töötab, ongi täiesti normaalne, et kütusetase langeb. Järgmiseks on geopiirkonnad. Siit saate lisada endale erinevad geopiirkonnad. Ütleme näiteks meil on siin tehtud Viru ring. Ja teie saate kasutada geopiirkondasid siis selle jaoks, et tuvastada, millal teie masin on kuskile kliendi juurde jõudnud, millal ta sealt kliendi juurest on lahkunud. Ja kui teil on endal olemas näiteks ettevõtte territooriumil kaamerad, saate ka need siia lisada. Saate siis kaamerate pilti reaalajas vaadata. Hetkel siis sajab vihma Viru ringil ja pilt on päris udune. Vaatan veel siin erinevaid geopiirkondasid. Saab panna muusika käima või näiteks kui siin on väike konnakotkas, saate ka teda vaadata, mida tema parasjagu teeb. Et kõik on enda maitse küsimus, kuidas seda menüüd enda jaoks tööle panete. Siin on ehitusplats number 34. Kui masin siia siseneb, siis hakatakse tööaega arvestama, kui siit väljub, siis tööaja arvestus lõpeb. Järgmiseks võtame menüü juhid. Siit saate sisestada uue juhi. Näitame siis ära, kuidas juht välja näeb. Juhi nimi, telefoni number ja saab panna siis erinevat infot selle juhi kohta. Samuti saab lisada ka pildi. Siit saate siis lisada selle juhi masina külge. On ketimärk, määra üksusele. Ja nüüd me määrame, et see juht sõidab siis kaubikuga. On võimalus käsitsi määrata, aga kui teil on olemas rohkem juhte ja rohkem kaubikuid, saame teha ka automaatse juhituvastuse. Et määratakse automaatselt siis ära, kes parasjagu roolis on. Ülesanded ja teated on juba Carcops autovalve poolt eelseadistatud, siin me mingeid muudatusi ei soovita teha. Kasutajate alt saate luua endale uue kasutaja. Ütleme näiteks, kui teil on vaja anda ühele masinale ligipääs, et teie klient näiteks saaks seda masinat vaadata, saate teha siit uue kasutaja. Näitame ära siis, kuidas kasutaja välja näeb. Siit uus nupu alt saate teha uue kasutaja. Meil on juba 3 tükki olemas. Soovitame kasutada siis e-maili aadressi, kuna see on alati unikaalne. Ja selliselt seadistada, juurdepääs kaubikule ja loe ainult. Üksustel näete ära siis kõik üksused, mis on teie kontol ja siit saate luua erinevaid gruppe. Saate nad panna erinevatesse gruppidesse. Ütleme näiteks soovite grupeerida ära, millised on kaubikud, millised on veoautod. Siis siit uus alt saate teha erinevad grupid ja ära määrata, et see kaubik kuulub kaubikute gruppi, see Scania kuulub veoautode gruppi. Vaatame ära siit ka mõned tööriistad. Lähimad üksused aitab siis ära tuvastada ja näiteks võtame siit. Maria 7 ja näeme ära, et kaubik on meist 8,7 kilomeetri kaugusel. Kui teil on siin rohkem masinaid, siis näitab iga masina kauguse näitab ära.
et näiteks kui teil tuleb kiireloomuline tellimus või väljakutse, saate vaadata, kes antud aadressile siis kõige lähem üksus parasjagu on. Rakendused. See rakendus võimaldab siis kogu masinapargist ülevaadet saada, kui palju on neil läbisõit, kütusekulu. Disketa salvestab ära siis sõidumeerikust tulevad juhikaardi andmed ja sõidumeeriku enda andmed. Siit saate pidada sõidupäevikut, ära muuta siis sõidustaatused, erasõit, töösõit. Antud äpp siis võimaldab pidada e-hooldusraamatut, kus te saate ära vaadata, sisestades kõik oma hoolduskulud, varuosade kulud, näitab ära seal, poole aasta lõikes näitab ära siis, kui palju on iga auto kilomeetri hind. Näiteks kui ühe auto kilomeetri hind on seal 50 senti ja teise auto kilomeetri hind on 1 euro, siis nagu tasub tõsiselt vaadata, et millest see erinevus tuleb. Xterra võimaldab põlluraamatut pidada, väga hea lahendus põllumeestele või põlluettevõtetele. iDrive Safe näitab ära siis juhi sõidustiili analüüsi, milline autojuht on teie ettevõttes kõige parema sõidustiiliga, milline kõige kehvema sõidustiiliga. Logistics võimaldab saata siis ettevõtte töömeestele tööülesandeid või näiteks kulleritele terve päevakava, et mismoodi siis pakke kohale viia, millises järjekorras, et oleks maksimaalselt optimaalne. Saab teha pilte, võtta allkirju, sellest räägime hiljem ka lähemalt. Nimbus on siis ühistransporti nagu platvorm, kus saab siis sisestada erinevaid peatusi, koostada marsruute. Sensolaator võimaldab näiteks, kui teil on ettevõttes palju autosid, mis tegeleb külmavedudega, saab tekitada kõikide autode just need temperatuuriandurid visuaalselt nähtavaks, et oleks kõik ühel lehel, ühes keskkonnas ja annab sellise väga hea ülevaate. Ja TahoView võimaldab siis visuaalselt näha tahograafi faili andmeid. Kasutajaseaded, siit saate valida keele. Turvalisuse alt soovitame kindlasti sisestada enda e-maili ja siit saate siis ka parooli muuta. Kui teil on näiteks vaja vaadata statistikat, mis teie konto all on juhtunud, siis on näha, et siin on välja saadetud tehnohoolduse e-mail teavitus 2 korda erinevatel päevadel, mis siis tuletab meelde, et masinaga on vaja tehnohooldusesse minna. Lokaator võimaldab teil lisada siis sellise lingi, ütleme, et teeme 1 päeva. Teie kliendil on vaja jälgida seda kaubikut, te ei soovi talle kasutajat teha, aga soovite talle anda kiire ligipääsu, et ta saaks seda kaubikut vaadata. Tõstame kaubiku siia, vajutame OK ja meile tekkis selline link. Ja sellesama lingi saab saata siis teie koostööpartnerile ja koostööpartner siis saab sealt vaadata 1 päev teie auto asukohta ja liikumisi reaalajas. Kui see aeg jookseb nulli, siis link aegub ja enam sealt auto asukohta vaadata ei saa. Uuesti jälgimise, näitame ära, et kui on soov siin seda autot või kaarti suuremalt vaadata, saab töölaua teha ja selle kaardi vaate teha suuremaks, töölaua ära kaotada. Kui on vaja jälle töölauda, saate selle nähtavaks teha, et täiesti enda maitse asi, kuidas te oma töölauda korrigeerite. Siin saate siis sisestada kas mõne
tänava aadressi, mõne juhi või otsite mõnda autot, teil on hästi palju autosid, siis siit leiate kogu selle informatsiooni, mõni geopiirkond, auto, aadress, ükskõik mida te siia sisestate, leitakse see kaardil ülesse, kui see kaardil on. Siit saate erinevaid kihte siis teha nähtavaks, näiteks siin on üksuse taga on, vaatame, on näha trajektoor, üksuse rada, et see siis näitab suunda, kus kohast on ta tulnud. Kui te ei soovi seda näha, võite ära peita või üksuse nime ära peita. Et jälle teie enda töölaud, ise otsustate, mida te siin vaatate, mida ei vaata. Vaatame üle ka siin, enne me vaatasime nimekirja, nüüd vaatame üle ka statistika. Statistika annab teile siis sellise hea ülevaate kogu masinapargist, et mitu masinat on praegu võrgus, palju neist on sõidus, palju neist pargib, paikne süütega liikumises, et ütleme näiteks, kui teil on 10 masinat, siis siit saab ühe hetkega saab kogu ülevaate, kus nad asuvad, millistes geopiirkondades, millised on viimased teavitused tulnud, hetkel siin neid ei ole, ja kui palju on olnud läbisõit erinevatel masinatel, kuna siin on praegu ainult üks masin, siis ta näitab ühe masina läbisõitu. Palju on tarbitud kütust ja siin näitab ära ka siis kiirusületamisi, et kui on olnud tõsisemaid kiirusületamisi. Seda töölauda saab jällegi endale mugavamaks teha, oleneb, kuidas te soovite neid ümber tõsta või endale kohandada või üldse näiteks ära kaotada, et teateid ei soovi vaadata, siis kaotatakse see üldse kaardilt ära. Ja jällegi teie enda töölaud, ise otsustate, kuidas te seda kujundate. Vaatame kiirelt üle ka siin ühe tööriista, mis enne vahele jäi. Oli marssuutimine. Näiteks ütleme, et meil on vaja siin teha 3 punkti ja vaja arvestada siis, et kui palju kulub selleks tööaega, et need 3 tükki siin ära teenindada. Vajutame arvuta ja pannakse need aadressid meile täpselt kaardile paika ja näitab ära, et 31 kilomeetrit ja nende läbimiseks kulub meil kuskil selline, ütleme, circa pool tundi. Saate arvutuse tagasi võtta, lisada siia punkte juurde ja vähendada, suurendada ja teil tekib ülevaade, kuidas teie päev autojuhil peaks nagu välja nägema. Meeldivat kasutamist!